6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metapo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metapo full service ainult Stokkerist. No tere päevast, rallifännid! Umbes tund tagasi lõppes Keenia ralli reedene võistluspäev, mis oli siis ikka metsikult põnev, sest ütleme nii, et igal kiiruskatsel juhtus midagi, igal sõitjal oli mingeid probleeme. Kahjuks üks kannataja oli ka meie oma Ott Tänak, kes tal tegi oma rehvi käkki siis koremata, lisaks oli tal mootoriga probleeme, lisaks oli kiirusega probleeme, ehk ta hoiab alles 7. kohta, aga reede järel siis juhib rallit Sebastian Ogier, teisel kohal Kalle Roompere, 3. Elfin Evans ehk selline võimas Toyotade pidu on see seni olnud. Aga nagu ikka, kui meil on rallipäev, siis rallipäeva võtab kokku stuudio saade nimega 6. käik. Ja nagu näete, siis täna olen taas kord puldis mina, Heido Kaljurand. Loomulikult on meil seal kaudel teises toas nuppude taga Madis, kes siis hoolitseb sellest, et see saade meieni jõuaks. Loomulikult on meil laud täis head paremat, mis on alati oluline, aga teda meil täna ei ole, miskipärast on loomulikult Roland, kes miskipärast on siis Lääne-Virumaal. Kuidas sa ennast välja vabandad? Tere minu poolt ka, jah. Jaanid on kätte jõudnud ja kes siis jaanipäeval soovib pealinna tulla? Väga lihtne. Maal tuleb alla, lõket teha ja šašlõkki süüa. Kas selle oled täna pigem teinud lõket või oled vaadanud ka rallit? Et on sinul üldse midagi rääkida täna? Ei, tegelikult siiamaani ma ikkagi olen rallit jälginud ja kohe siit otse lähen istun jälle laua taha, et sööma hakata, aga rallit on saanud jälgida ja tegelikult jälgisin kõik katseid ja nagu eile sai mainitud ikka Keenia on ülimalt põnev. Ja seal juhtub palju ja et ei mäleta isegi nagu teisi rallisid, kus need puud oleks nii lähedal või põõsad oleks nii lähedal olnud, kui siin Keenias kohati, et lõi autode klaase kätki ja nii edasi. Jah, et saate ülesehitus on rikja. Kõigepealt kronoloogiliselt käime läbi siis kõik need sündmused, mis siin tegelikult eile ja täna juhtus, et vaatame sellele rallipäeval otsa. Siis loomulikult vastame kuulajate küsimustele täna, et vaatame, palju me siit neid jõuame võtta, sest tegelikult ma kahtlustan, et sellest päevast on rääkida päris paljut. Ja siis vaatame vaatame ka ühe väikse Rally Estonia video, mille Gunnar meile saatis, palus andeks, et ta ei saanud täna tulla. Ja loomulikult, no ma tänan kohe ka, et kui te näete siin erinevaid asju, siis eks ma tänan need sponsorid ka ära, mis on alati oluline, et siin on siis Icon Fiti tervisetooted, siin on French Gourmet limonaadid ja Funky Apple snackid ja neist siis 2 asja saavad ka küsijad võite, et ootame siis küsimusi, et tegelikult häid küsimusi on tulnud, aga ega küll küllale liiga ei tee. Aga alustame sealt, kus te eile pooleli jäite, et tegelikult läksite eile lahku enne seda linnakatset ja Tänak sai seal ikkagi väikese võidu sai jätte ehk neljapäeva järel ta oli liider. Aga kuna ma mõtlesin, et igal pool saan mingid mehed ära mainida, aga Sordo tegi nii mõttetu ralli tegelikult rallipäeva, et temast ei ole mitte midagi rääkida, et siis fikseerime seal ära, et mul on kohe sulle hea küsimus endale ka, et Sordo sai seal 10 sekki vale stardist. Et ma hakkasin mõtlema, kui täppis teadus see üldse see start rallis on, et selline, et seda võita seda pool sekundit riskid 10, et kui palju seda harjutama peab, kui täppis teadus see on ja kui tavapärane see üldse on, et selline tipptasmel vend sellise promata teeb. No eks startidega on pigem see, et see on ma arvan harjutamise küsimus, et lõpuks on see nii palju käpas, et stardis sa hakkad igal juhul juba kergelt vaikselt sidurit ära laskma enne, kui sulle sinu aeg ette lööb. Jah, ma ei oska öelda, et kuidas nagu Tani Sorda sai sellise vea teha, eks kõigil juhtub. Start on kõige kindlam on minna kindla peale ja oodata oma sekund ära, siis startida, aga tegelikult see tähendab, et sinna jääb ka circa 0,5 kuni 0,7 sekundit maha, mis on äärmiselt suur aeg tänapäeva WRC-s. Nii et see tegelikult start on kindlasti selgeks õpitud ja selline suht täppis teadus ja eks see on selline tunde küsimus juba, et kui sa oled selle tunde kätte saanud, siis täpselt tead, millal sidurit vaikselt lahti hakkad laskma ja nii on.
jah, Ets oli juba eile selge, et need linnaratsajad ei tegelikult ei muuda midagi, vahed olid hästi väikesed, mis täna siis varahommikul kell 8, ma ei tea, kes vaatas, kes ei vaadanud, kes luges blogi, kes ei lugenud, kes ärkas üles, kes ei ärganud, algas siis esimene kiiruskatse. Esimesel kiiruskatsel siis tegelikult Ogier näitas kohe võimu, paudutas seal ülejäänud meestest 7,5 sekki kiirema aja, aga Ets võib-olla kõige meeldejäädavam oli ikkagi see Tänatu sõitlus ehk Tänat siis finišis ütles, et sõidan nagu loomaaias, et kiiruskatse alguses oli teel siga, hiljem tari sebrasid, kellel oli täiesti savi, et me tulime. Aga okei, täiesti savi tegelikult oli, didn't give a fuck oli vist see lause, et ma natuke blogi jaoks tegin pehmemaks, et ja tegelikult on see loodus näitas see, et tegelikult Sordo ütles, et tal olid loomad ees ja raotus aega ja Villil oli häda, et ta saanud keskenduda, sest mingi hiidlaselt mesilane oli seal et see nagu andis sellise mõnusa tooni tegelikult kohe hommikul, et siin rallil vist hakkab juhtuma. Jaa, tegelikult ma selles mõttes nõus, et kohe sai nagu selle ehtsa Keenia või Safari ralli tunde kätte, et selline see ralli siin ongi ja sebrad jooksevad auto ees ja see sebra suur ahter seal kenasti oli Otil kaamera pildis. Me rääkisime eile ka, et siin hakkab seda kindlasti juhtuma, et loom ei tuleb tee peale. Eks kõik kindlasti nagu loodavad seda, et auto hääled on piisavalt kõvad ja helikopter koha peal, et neid loomi ei tuleks, aga midagi jälle teha. Paratamatu on see, et tuleb eriti Keenias. Ma arvan, et kokku võib võtta selle lihtsalt, et sportlik ebaõnn, et sellistes olukordades ei ole mitte midagi teha ja korraldajalt mingit aega tagasi nõudma ei saa hakata. Aga kahjuks oli jah meie mees, nii et ega midagi teha ei ole. Jah. See, et mesilane on autos ja segab, et keskendumist, et palju üldse see on, et palju üldse, kui näiteks sääsk on autos või kärbes on autos, näiteks tahab sul nina peale istuda, et palju see häirib üldse, on see üldse nagu selles mõttes mingi legit probleem, et tahaks keskenduda, aga samale mingi kärbes tahab su nina peale istuda? Jaa, see tegelikult on päris probleem, et kui, ütleme, kärbes ei ole võib-olla päris selline probleem, mis võib-olla nii palju segama sind hakkaks, aga kui katsestardis veel uksed lahti on ja enne kui uksed kinni tõmbavad ja sul on mingi mesilane või erilane sisse lendab või mingi vaablane veel hullem on ju. Et see on ikkagi nagu väga suur probleem ja ideaalis tuleks sellest ikkagi autos lahti saada ja kui ei saa, siis eks tuleb kuidagi sõidetud saada, midagi teha ei ole. Et jälle, kui stardis selline asi juhtub, et keegi ei anna lisaminutit, vaid siis tuleb hakkama saada lihtsalt. Ja kolmas kiiruskatse, sealt võib natuke üle tapata, et okei, et seal oli Tänat oli kiirusega hädas, et esimesed märgid olid, et ta polnud selle autoga nagu lõpuni rahul. Neville kaotas hästi natukene aega, sest tal läks rehv, aga ta, ütleme neid rehve hakkas siin peale teda hiljem paljudel minema. Ja eks selle tooni andis ka see, et Toyota tegelikult siis võttis juba nelikjuhtimise, et Ratsuta oli 4, ülejäänud maailm oli taga. Et selle võib ju kohe ära küsida, et Toyotadel nelikjuhtimine, mille pärast ralli nagu nii hästi sobib sellele, alati on see küsimus, aga mis taaskord, eks ole, on jälle Toyota tees. Ma ise ennustasin ka Toyotale kolmikvõitu, et kuskil sisetunne on, ütleb, et need autod on vastupidavamad, aga samas, et nad on ka selgelt kiiremad, see on ju suti kummaline. Jaa, jälle eile võtsime selle teema ette ja mõtlesin, et eelmine aasta oli mingi loogika seal olemas, et Toyota oli parem. Toyota oligi selgelt vastupidavam kui Hyundai, selgelt parem kui Hyundai eelmine aasta. See aasta on, ma ütleks, et jõuvahekorrad suht võrdsed. Aga et selles mõttes, et Toyota jätkuvalt nagu siin rallil näitab, kuidas seda siin sõitma peaks, et see on minu jaoks tegelikult veidi üllatav. Me võime võtta mingit loogikat leida sellest, et sõitjatel on rohkem kogemus selle rallil, on ju. Aga ma ei oskaks leida siin mitte mingit põhjendust sellega, et Toyota täna nendel teedel parem või kiirem on. Ma arvan, et see on sõitjate taga pigem kinni, et Toyota sõitjatele siis lihtsalt see ralli sobib paremini. Ehk Ratsutale sobib see rohkem kui Tänatule ja Neville'ile, et see ei kõla ju loogiliselt samas. Katsuta on 2 korda poodiumil olnud Keenias, miks mitte, kindlasti sobib talle see ralli hästi. Ja eks see mis päeva nagu üldse meil ikkagi nagu uppe ajas, Madis, kes meil nuppe keerab, ütles ka, et nägi seda pealkirja, siis ta rohkem ei jälginud, mis on muidugi väga paha, aga et see on see, et Tänatul siis kõigepealt läks kuskil katse üsna alguses, läks rehv, mida ta kommenteeris siis, et lihtsalt, et üsna lihtne, et tegelikult tuli lihtsalt veljad maha. Sealt läks 1,5 minutit ja siis tegelikult oli otsa ka mingi, see masin enam ei töötanud kiiruskatse lõpuni, et mingi mootori häda oli, et sealt tuli ka 45 sekki juurde.
arvestades siin, et rallil väga suured vahed ei ole tegelikult päeva lõpuks, siis see 2.30, see oli ikkagi selge pauk ja mõnes mõttes ikkagi ongi, et mõne kilomeetriga oled esikoha heitlusest väljas, et see on valus. Ja mingi mootori probleem tegelikult ennem veel, kui Ott Tänak seda mainis seda Pierre-Louis Loubet, et mingi mootori teema on, jõudu ei ole ja kaotas ka palju aega. Et kahjuks nad ei ole kumbki täpsemalt rääkinud, mis probleem see oli. Selles mõttes sõidust vaadates pilti või helikopteri pilti ei saanud nagu aru, et mingi häda oleks, aga järelikult siis kuskilt on jõud läinud, et tegemist ei olnud hübriidiga nagu Ožeeril oli, et see oli ikkagi sisepõlemismootori probleem. Ja seal vist see WRC Live'i need inimesed üritasid seda torkida, seda milleneri, et räägi, mis selle Lubeel oli ja Millener ei ütles, et oli pisike häda, rohkem ei kommenteeri, et mingi jama seal oli, aga ega seda rohkem välja ei kommunikeerita, mis on ta loogiline. Kui ma teen selle rehvi küsimuse ära Heikilt ka, et kuna meil ikkagi küsimusi ootame, siis tee siis Heikile selgeks, et kuidas see rehvide kasutamine siis täpselt on, et kas 4 alla pandud rehvi sõidetakse pastlaks ja võetakse järgmisel kasutusse, toimub pidev vahetamine, et kuidas üldse see, et kui sa esimesel siin hommikusel sul on kaasas, ütleme 6 rehvi, millest sa kasutad, kõiki kasutad, et paljud neist üldse alles jäävad, palju üldse sõidukõlbulikud ülejäänud ralliks on, et teeme kiirelt Heikile AO boosti mõnaseks. Kõigepealt hästi palju oleneb ralli pinnasest. Kui liivanen või kui kivinen, kui palju rehv kuluma hakkab. Loogika on see tegelikult, et kui on 6 rehvi kaasas, siis ja ringina vaja sõita selline circa, ma ei tea, 60 kilomeetrit, et 6 rehvist võiks piisata, aga kui on selline pinnas, mis sööb väga rehvi ja lähed pehme rehviga, siis tuleb hakata tõstma, ehk siis peale esimest katset näiteks tõstad kohe eest taha ümber, ehk esimesed on juba päris ära kulunud, tegelikult näiteks mingi 20 kilomeetrise katsega, viskad eest taha, sõidad järgmised selliseks, et on nagu pool pidused juba, ja siis vajadusel saab võtta järgmised tagant kasutusse. Et see loogika tegelikult sõltub hästi palju olenevalt rallist, et kas neid on vaja kogu aeg tõsta ette taha, et rehvid siis kuluksid ühtlaselt, ehk alati oleks ees parim pidamine, või siis siin täna on hästi liivane pinnas, et siin seda rehvi nii palju ei söö, et teoreetiliselt lühikese katse peal ei pea seda tegema, aga siin 30 kilomeetrit katset pehme rehvi ees kindlasti juba hakkab otsa saama. Põhiloogika on see, et alati vastavalt vajadusele, kui näed, et hakkab kuluma, tõstad eest taha jälle ja vaatad, et ühtlane kulumine oleks igal pool. No ma loodan, et Heikisi vastusel, 4. kiiruskatsel tegelikult hakkas näitama, et ega siin nalja ei ole, et tegelikult Katsutal oli roolivardade probleem, parandas seal 2 kiiruskatse vahel, Ožeer läks hübriid, ehk ta tegelikult sai päris suure soliidse edu, millest ta peaaegu kõik mängis maha tänu sellele ja siis tegelikult Lappil läks ka rehv, mis oli täiesti ribadeks ja tal siis nii palju edas, et see juhtus kiiruskatse lõpus, et selles mõttes, et Tänakul oli lihtsalt ikka robustne ebaõnn, et tegelikult ütleme teiste meeskondadel kõigil on läinud, eks ärme Lubeest me jõuame rääkida, aga teistel on ju kõigil läinud, aga kokkuvõttes teistel on läinud niimoodi, et nad lõpuni saanud ja Tänak pidi just olema see, kellel läks alguses ja pidi vahetama ja 1,5 minutit nagu naksti. Jah, kahjuks nii on, et selles mõttes, et enne rallit jälle ootused olid selles mõttes ju suured, et vähemalt püsiks seal kuskil punktitabelis jääks sinna top 3 piiremaile püsima, või isegi suudaks natukene seal ettepoole tulla, aga tegelikult oli, ütleme, et ebaõnne oli täna palju, aga sellegi poole 7. koht on täna päeva lõpuks ja usu mind, sealt on eest veel mehi ära kukkumas. Ma ei tahaks, et kukuks, sest minu see WRCfan.com-i ennustus on päris hea praegu, aga kindel, et sealt eest veel 2 järgneva päeva jooksul midagi toimuma hakkab. Nii et ütleme, Oti perspektiivis siit vaadata, et top 5 jõuda väga reaalne. Kuule, aga tead, mis teeme nüüd? Teeme, kuna meil tundegi selle väikse video natuke see praksut ka, et on kuulda, et siis proovime selle Madis ütles, me teeks nüüd sellise lükki, et kuna me ralli vaates läks hoolduspausile, siis me läheme korraks hoolduspausile, ehk siis vaatame siis järgnevalt videot, kus on siis, Rally Estonia on järgmine, et me kõik lähme, et siis Kanepi katse kitse hüpetele tehakse ametlik peatvaatamisala, Gunnar tegi
Gunnar, kes vist nüüd mul on tunne poole päevad veedab seal Lõuna-Eestis koos Rally Estonia meestega erinevad videosid tegemas, et see on leidnud uue hobi endal. Et vaatame ära, mis lehest meile seekord näitab ja siis vaatame ära väikese kõlli. Samal ajal teeb meil Poom väikese restardi ja siis räägime rallit edasi. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Delfi projekt Rally Estonia radadel on jõudnud nüüd laupäevasesse päeva SS14, SS16 ja legendaarne Kanepi katse. Urmo, räägi ise, kus me hetkel füüsiliselt viibime? Oleme kitsehüpete peal ja mis on huvitav on see, et isegi seda kohta ei ole ralliprogrammis. Sellised hardcore Rally Estonia fännid on ka siin varasemalt käinud, aga sellel aastal mõtlesimegi, et näeme selle kohaga natuke rohkem vaeva. Ja iseenesest ta saab olema ametlik koht, aga ta ei jõudnud lihtsalt ralliprogrammi. Ja tegemist jälle väga kiire katselõiguga, kus on järjest selline 3-5 hüpet, oleneb kui kiiresti keegi tuleb. Ja me oleme esimese minu jaoks kõige hirmsama hüppe peale, et siin on puude allee vahel ja jällegi tullakse põhjagaasiga ja siuke tunne on, et hüppad kosmosesse. Kuidas pealtvaataja siia saab ja kus ta olla võib? Saab ligi siis Otepää Kanepi maantee poolt. Teeme ilusti käigurajad ja tegelikult siit hüppe-eelselt saab turvaliselt üle tulla. Puhastame ka seda metsaalust niimoodi ära, et on mugavam olla. Ja oleneb, kus siis keegi, see ala tegelikult saab olema päris pikk, 100 meetreid kuni järgmise nagu metsani, aga metsa sees nagu edasi, et siis siin on võimalik valida endale head kohta. Urmo, näita enne, kui me selle katsega läbi sõidame või selle kitsehüppet, siis kus me selle kaardi peal asume? Asume siin 4. pealtvaatamisalas Rebastemägi ja peale siis seda vasakut mahapööret ongi sõitjate jaoks hästi oluline kiire lõik, mille siis lõpuosasse tulevad need kitsehüpped järjest ja miks ta oluline on see, et need hüpped on ühtepidi üsna nagu suured ja seal peab väga täpselt siis arvestama, kui palju seal vasakalaga piduriga siduda või mitte või et ennast ära ei lõhuks, et autot ära ei lõhuks. Liiga pikalt ei ole ka mõtet hüpata, aga jällegi maha pidurdada ei saa, et seal liiga palju pidurdad, siis võib selline rahulikult 2-3 sekundit kitsehüpetel tulla kaotus. Et oleme siis peale seda mahapööret ja nüüd on selline üle 200 meetri sirget ja sellele järgneb siis selline WRC legendi mõttes siuke vasak kuus, mis keerab natuke kinni, milles me just olime ja lihtne selline parem kuus järgi, et seda vasakut on seal üsna keeruline sõita. See on selline lihtsam trampliin ja nüüd me jõuamegi esimesele siis kitsehüppele, et nagu ma ütlesin, et on üsna õudne, sellepärast, et sa ei näe, kuhu sa lendad. Siin pigem hüppab vähe, siin jällegi me kindlasti WRC-autod hüppavad ja ka R5-d. Ja ka keeruline on see viimane, kus läheb korralikult lendu. See on korralik lõbustuspark ikka. Jah, et nad tulevad järjest, meil nad tulid aeglaselt, aga WRC-autos nad tulevad järjest väga kiiresti ja tegelikult siia järgneb üsna keeruline kraavide vahel ka vasak kiire kurv. Ja finiš ei ole kaugel? Finiš ei ole kaugel, aga nüüd me jõuamegi siis Mügra külla ja tegelikult tee iseloom muutub täielikult, et selliselt laialt kõva põhjaga teelt keerame maha üsna kitsale teele, selline kohati 3,5 meetrit lai tee. Et siin tuleb jälle ennast ümber seadistada ja sõidustiili sättida. Ja Jessis ei ole avastanud, sest tegelikult Delfi spordis on selline ülaribas on väike selline Rally Estonia eraldi rubriik meil, et kui vähegi telli olete, siis tegelikult seal on hunnik Rally Estonia eellugusid, pealtvaatajate kohad, kõik muud asjad ehk kes käinud ei ole, minge lugege, et seal on lugemisküllad, et päris selline 10 minutiga vist hakkama ei saa ja peamine on see muidugi, et tõmbame siis need teeäärsed täis. Aga eks jätkame seal, kus me poolel jäime. Ma vahepeal teen ühe joodi ka lahti, sest et
kuna ma pean homme tablori tegema, siis mina need jaanid siin olen täitsa raine, raske elu, mis teha. Ehk jäime siis tegelikult sinna hooldusalasse pooleli, et tegelikult seal tundus, et läheb põnevaks. Ogier ja Rovampere vahe oli 2,5 sekundit, siis tuli see Pirelli mees tuli, mul ei jää see nimi iial meelde, ma ei saa mitte midagi teha. See rehvimees, kes alati selgitab. Ja siis kõigil oli kaasas 6 rehvi, ehk 2 varu, Ogier oli 1 ja siis see Pirelli mees tuli, et tal on 2 asja, et mis ta tahab öelda. Üks on see, et kindlasti tuleb vihma. Ma väikse spoilerini ütlen, et vihma ei tulnud üldse. Ja teine asi, mis tal oli, et see on nagu meeletu risk ja et on arusaamatu otsus. Ja mis tegelikult oli, et Ogier tuli selle vähe kergema autoga, tuli läbi ja ütles et mul on teistmoodi taktik, vaatan, mis mul kirja pandud, et mu rehvi taktik on vähe teistsurune, et mul on nagu vähem rehve kaasas ja auto on kergem, et esimesel 2 katsel pole risk kuigi suur ja proovin need läbida võimalikult puhtalt, et ainus mure on see viimane katse. Et tegelikult vanameister tõmmas seal ikka noortele meestele ikka koti korralikult pähe olgem ausad, et sellest 2,5 sai siis taaskord ikka 20+, et tegelikult 3 katsega. Ja eks seal on see koht, et kogemus maksab autospordis ja tegelikult seda trikki tehakse palju, et lihtsalt ka võib-olla pool riski peale minnes või lihtsalt proovida midagi, et tegelikult Ott Tänak tihti peale teeb seda, et vaatab, mida kõik teevad. Kui kõik teevad ühtemoodi rehvitaktikat, siis ta valib täiesti teistsuguse rehvitaktikat, vähemalt keerulises olus leida mingi keelis, et äkki joppab ära. Et huvitav tegelikult, et Ott seda ei teinud siin, oleks arvanud, et teeb samamoodi, aga Ogieri poolt ilmselgelt õige valik, sest ei olnud siin mingit vihma ja võib-olla Ogieri poolt tegelikult oli see otsus natuke rohkem pingevaba selles mõttes, et kui tal läheb rehv, mis siis ikka teha on, et tiitliloodused on sellised, nagu tal on ja mis ta üldse sõidab, ei tea, on ju. Et läheb rehv, siis läheb, vahet ei ole, siis tuleb homme tagasi peale, et tal oli seda otsust mugavam teha kindlasti kui teistel. Jah, et tänad selleks hetkeks oli siis kutsunud 9. aga õnne. M-spordil oli nii suurepärane päev, et tegelikult Lube lõhtus sellel katsel rehvi ja siis tegelikult võib juba öelda ka, et ka viimasel läks rehv ehk 2 rehvi purunemist lisame juurde siis selle esimese katse häda, kus ta ütles, et absoluutselt mootoril jõudu ei ole. See on siis laupäeva esimesel katsel ehk et M-spordilt nukker päev ja tegelikult me seda Serderiidist tavaliselt ei viitsingi ära kuulata, et mis see räägib, et see kuidagi on nii totter ja häirib mind, et see vend on, et ta midagi, kui ma kuulsin, siis tal oli ka hübriidiga häda, et see Ford kuidagi üldse ei kesta sel korral, et üldse, et ja Lube, ta ju alles nurises, et päris avalikult, et see auto on laias laastus saast ja et asjad võiks paremad olla ja nüüd on jälle, pole saanudki sõita, et karm. See on isegi see on üllatav, et see Ford on tegelikult see aasta üldse kehvake. Et ei oleks ausalt arvanud seda. Ja Lube puhul ma arvan, me võime võtta põhimõtteliselt iga ralli, kus Lubeel on mingid probleemid, tehnilisi probleeme. Ja ma ei tea, kas üldse see aasta mõne ralli on saanud sõita lõpuni ilma probleemideta, vist ei ole. Samamoodi Otil juurde, et neid probleeme tuleb ette kogu aeg ja tegelikult on müstika, et on ju mees olemas, kes annab kogu info edasi, mis seal juhtub, on ju, mida võiks teistmoodi teha. Ma arvan, et kogu see kaadrialune telgi all, insenerid, mehaanikud, kõik on väga kõvad tegijad, et kuidagi mingil põhjusel seda autot ei saa jooksma nii nagu peaks, ei kiiruslikult ega ka vastupidamis mõttes. Ja see oli siis see kuulus Loomaia-ratse, eks ole, Loomaia-ratse teine läbimine, et kui esimesel korral Tänatul õnnestus sebradest mööda sõita ja samal ratsel nüüd teisel läbimisel Evans ütles ka, et mingid loomad hüppasid tee peale ja õudust, et napilt sain mööda, siis kes mööda ei saanud, oli loomulikult Ratsuta, kes ikka täie hooda lasi sinna sebrale sisse, auto oli täis sodi, aga kummalisel kombel ütles, et tegelikult see päeva lõpus, et tegelikult see ei mõjutanud midagi, et see auto esiosal oli selline, et peaasi, et neid veetaklistusi ei ole, oli tema väide. Et kas see aerodünaamika on siis nii vähe oluline, et sa võid põhimõtteliselt pool autot sodiks tõmmata ja kiirust sisuliselt väga ei kaotagi? Ei ole, tegelikult on ikka väga oluline see aerodünaamika seal, et ma ei mõista ta kommentaari,
aga okei, võib-olla teda nii palju ei häirinud. Kindlasti ma arvan, siin nimekirjas on mõni meest, keda väga häiriks, kui aer on katki. Aga olgem ausad, see Katsuta auto oli ikka väga räbal. Seal ei olnud nagu üleliia palju alles, ei olnud mõlemad nurgad, esiklaas, tagastange, et seal liiga palju järgi ei olnud. Ja noh, algas tal shakedownis juba kehvasti see asjaks. Et tegelikult see ralli ka, no ütleme positsiooni mõttes on ju okei ja püsib ilusti teel kuigi palju ja mingi normaalse tempoga sõidab. Aga tegelikult see läheb üle kivide ja kändade tal samamoodi nagu siin viimased rallid läinud on, et tegelikult mul on natuke mureda pärast isegi tekkinud. Viimasest äkki, kui ma ütlen 5 stardist 3 on ta auto ära lõkkunud. Seda on palju. Ja tegelikult Toyotal oli küll kolmik juhtimine 6. kiiruskatsel. Nende lähim jälitaja siis tegelikult oli Neville oli selline 5 sekundi kaugusel äkki Evansist ja siis juhtus selline asi, et tegelikult ühes kurvis väidetavalt öeldi, et ta vist lõikas seda liiga julgelt, et teiste sõidujoon oli natukene laiem, tema tõmbas sealt läbi audu, mis ei olnud küll sügav, see tundus ikka ülisüütu. Aga ütleme nii, et see auto ikka oli liikunud, et rattad olid ikka ristijalg, kui ta sinna tee kõrvale parkis, et kas see läheb sinna sõiduvea arvesse või see oli lihtsalt ebaõnn, et vana hea, et natukene oli jälle see, et võib-olla jälle tuli selline pool meetrit natuke vale arvestust. Ja vaata, Horvaatias Neville ütles, kui väljasõidu tegi, et oligi vist pool meetrit ei pidurdamisega hiljaks ja paremas kiires kurvis vajus välja. Tegelikult siin ma arvan, et pool meetrit on isegi palju öeldud. Et see joon on, ütleme, rehvi laius, kus ta tuli seest poolt, mitte rohkem. Hästi vähe ja ei saanudki sõidust aru, et midagi oleks juhtunud. Aga see joon, kus tema läks, see rehvi laius seest poolt, et miskit seal pidi olema, mis lõhkus seal ära ja ega pikalt minna ei olnud, et ta mort tuli läbi kapoti ja sinna see ralli ei. Jah, et see, ja oleme siis päeva lõpus, et mis selle Ogier ikkagi juhib päeva lõpuks, Ogier on ikka kõva, tõmbas startikeda mütsi pähe, mis värk sellega on, et ma tean, sa varsti pead hakkama mürki jooma, selles mõttes sul ei mitte midagi üle, selles mõttes, et Rovampera kõigil, absoluutselt kõigil ei probleeme, mingigi probleem, välja arvatud Rovampera, kes tulin läbi, vaata, võtsin siin rahulikult, siin natuke pingutasin teisel kohal. Äkki see mees on ikkagi selline, kes ongi autoga selline, kelle käes autod ei purune. Ei ole, oodake hooaeg lõpuni, näete, et üks vigasid kindlasti tuleb, ei ole võimalik, ma arvan, sõita hooaega ilma ühegi veata. Ja Rovampere neid vigasid tuleb, et neid momente tuleb, aga lihtsalt need on piisavalt sellised võib-olla väiksed, et ta suudab need ära händlida. Aga ei usu mina, et ta võimalik tulla hooaeg lõpuni ilma ühegi veata. Ma ei usu seda. Eriti selle hooga, millega ta sõidab. Jah, üllatavalt stabiilne sõita igal juhul ja niimoodi maailmameistriks tullaksegi, aga ühel hetkel see tuleb. Siin rallil on ta, nagu sa ütlesid tõepoolest, et ainuke vend põhimõtteliselt, kes ilma nagu probleemideta on tulnud ja tegelikult on nagu tore näha, et keegi tuleb ilma probleemideta ka lõpuni ja saab sõita, aga sellegi poolest 22,8 sekundit Ogieri selja taga, et kusjuures Ogier andis veel päris palju vahepeal hübriidi probleemidega ära, et äge võitlus, mulle väga meeldib, et tegelikult siin Safari rallil päeva lõpuks nüüd minutitega ei mõõda, et siin ikkagi tundub, et tal on võimalust mingit võitlust näha ka eesotsas. Ja, et kui see oli 22, siis Evans 43,5. Evansist raske. Evansil on minust iga ralli on see sama asi, et ma ei leia rütmi, ma ei leia enesekindlust. Minust tal on mingi selline stamplaused, et ma nagu ei vajuta nii palju, kui ma võiks, et ma natuke pole enesekindel ja minu meelest see on juba läbi hooaja on selline natukene selline, nagu Sordol on umbes sama. Minu meelest Sordo Evans on lihtsalt märgatavalt paremal tasemel, eks ole, aga Evans sõidab alati 3., 4. kohal, eks ole, liidrikoha eest ei võitle, sellepärast mul pole enesekindlust ja siis Sordo on kuskil 6., 7. enne kui kõik katkestama hakkavad. Siis mis värk selle Evansiga tänavu on? Kas on see mingi õnnestumise põud, mis on mehelt enesekindluse viinud või mis seal ei saa ju, mis seal üldse olla saab? No ühe õnnestumise ta sai ikka kirja siin hiljuti, ma ei mäleta peast, mis ralli see oli. Aga tegelikult see nii-öelda põud on tal ikka väga pikk olnud. Ja ilmselt see on lihtsalt mugav lause, mida öelda, et mul pole enesekindlust või rütmi pole.
kui sa midagi öelda ei oska, et kuhu su kiirus jääb. Evansiga on jah, tegelikult Evansiga minu meelest olnud nagu aastaid niimoodi, et jälgid rallit, aga nagu Evansit kuskil ei ole ja pane nagu tähelegi teda. Et kuskil ta on, sõidab, lõpuks vaadata, võib-olla isegi poodiumil. Et nii temaga on, aga ma ütleks, et see ongi Evansi tempo täna. Et ta ja Ožeeri ja Roompere vastu ta ei võitle niikuinii. On mingid üksikud rallid või üksikud kohad, kus ta nagu võitleb. Suudab sõita võidu peale. Aga täna selle autoga ta ei ole suuteline võidu peale sõitma, nagu mõned aastad tagasi me nägime, kus ta Ožeeriga tiitli nimel võistles, et siis oli hoopis miskit muud, aga kui tuli ralli üks auto, siis ka Evansi tempo langes. Ja päeva üllataja, ma ei tea, seda on nõus, mingil määral on ikka Esa-Pekka lapp, et ta seal esimesel kiiruskatsel ei Ožeel alla 7,5 sekundiga, mis oli loogiline, polnud teenest sõitnud, et debutant ja ettevaatlikult kõike värki ja siis tuli teine katse päeval, pani kinni, ütles, see oli mõnus nagu Soome, mis oli ka tõsi, see oligi vähe teistmoodi, aga tegelikult ta ülejäänud päeva nendel liivastel katsetel teisel läbimisel tegelikult oli päris hea juba, et tegelikult vahe Evansiga on 10 sekundit, ütleme nii, et kui see Esa-Pekka homme ära tutrub, siis meile võib olla Toyotade nelikjuhtimine ja siis võib minna see pühapäev jälle totriks, et tegelikult mõnes mõttes see Esa-Pekka lappi hoiab seda rallit elus peale Neuvilli katkestamist. Täiesti nõus ja tegelikult just lugesin mingit artiklit kuskilt, et Esa-Pekka ei saanud hästi aru, et järsku kuidagi on ta seal Hyundai's teisele positsioonile langenud sõitjate mõttes, et Neuvill on esinumber, et ta ei saanud üldse aru, et kuidas see järsku juhtus, et temal pole küll kuskil lepingus kirjas, et ta number 2 sõitja. Et ütleme, et mõned rallid veel ja tegelikult peaks ütlema, et lappi võiks see number 1 olla, kes on stabiilne, kes on ka kiire. Algus jah, ei olnud kõige parem, aga siin rallil nõus, päeva üllataja. Esimest korda ju siin, ta sõitis minust esimese katse ära ja ta ütles, et päris huvitav oli sõita, et mingid loomad, värgid, särgid, et pole nagu, ja et kuidas teed kasutada üldse, et ma vaatasin, et kõik sõidavad kuskil üldse mujal, kus pole teedki, ja siis ma mõtlesin, et eks ma pean ka vist seal siis sõitma ja et tüüp avastab nagu täiega seda Safari rallit ja sõidab 4. positsioonil 10 sekundit poodiumi kohast maas, kõva tulemus. Ja ta ütles jah, mingi põõsast sõitsin valelt poolt läbi ja see esimene pool, no just see, et see areng oli ikka päris massiivne teiseks pooleks, et see oli päris julgustav. No muidu võiks rääkida ralli 2, aga ma põhimõtteliselt ma võib-olla ei taha isegi. Selles mõttes, et olgem ausad, seal on kohal 4 enam-vähem sõitjat, kellest, eks ole, Solberg ja Rutrus välja, ehk meil on 3 päris sõitjad, siis on hunnik ja kohalike poisse, siis on selline 4-6, ligi 60 aastast staat, ehk selles mõttes, et sisulist konkurentsi ei ole. Poolatast Kajatanovitš tuli kohal, eks ole, Safarisse, ta võtab head punktid, siis hooaja kokkuvõttes on eeldatavasti 2-3 näpud püsti, et ma olen WRC2 arvestuse kokkuvõttes ülikõva vend, et siit, eks ole, kes siin kohal on Munster, Kajatanovitš, Protop. Ja siis oli see Solberg, kes kuidagi vist ikkagi jõudis finišis seda, kaotas seal mingi, ütleme, mis siit tuleb, mingi 8 mintsa. Kas, kui mitte keegi ei tule kohale, kas seda WRC2 on mõtet Keenias teha? Sellist 3,5 asjalikku, meil on Euroopa etapid, me loeme siit järjest vaatad, kellega, ma ei tea, Virves võitleb, vaatad, Mikkelsen, see, sul tuleb mingi 10 venda, loed ette, kes võiks vabalt nagu WRC 1 sõita või ralli 1 õigemini. Ja siis on see Keenia ralli, kus mingi umbes 3 venda jagavad selle esikolmiku ära ja tore, nägemist ja see punktid on samaväärsed nagu, oletame, Rally Estonial on mingi 20 tippvenda, siin on 3 ja punktid on samaväärsed, et kas see natuke jama ei ole? On küll ja igal juhul on nõus sellega, et need üleookeni rallid, need ei peaks olema WRC 2 etapid. Pange seal nende ralli ühtedega ja nii ongi. See, et sinna saata kohale Kajatanovitš ja Prokop, ja me jagame nagu WRC punkte, 25 punkti saab Kajatanovitš jälle siit tõenäoliselt nagu tal kombeks on, käib sõidab seal, kus keegi teine ei sõida. Et kas see on nüüd aus? Ja siis ta võistleb lõpuks ikka, ma ei tea, Mikkelseni või Solbergiga hooaja kokkuvõttes, et tema käib korjab oma punktid kokku seal kuskilt üleookeni rallid. Ja ma ausalt, siis saaks aru, kui siin oleks siin lippude seas, oleks seal Keenia kõrval Etioopia, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Egiptus ja oleks selline nagu mingi Aafrika asi ka. Aga siin on ainult need kohalikud Keenia vennad ja on kõik, et selles mõttes, et nagu tundub ka, et nagu
Aafrika rallisõitjad näiteks ei jõua siia võistlema, kuigi võiks ju olla nende koht, kus rallikatse auto rentida ja tuld anda. Ja, no igal juhul ütleme selles mõttes, kui me vaatame suurt pilti, siis kellelgi ei ole raha sinna minna. Ongi mõni üksik sõita, kes suudab seda endale lubada ja nemad lähevad, võtavad oma head punktid ära. Et noh, ma ei tea, Solberg on täna siin päeva lõpuks 5, kaotab 7,5 minutit. Täiesti võimalik on, et ta võtab veel siit 18-25 punkti ära ja siin võib kõike juhtuda. Et Solbergiks, aga kui seda teeb Prokop või Gaetanovitš, no siis on tegelikult kurb, kui selline mees võtab nagu maksimumpunktid maailmameistrivõistluste etapil. No ma teen ilusa sellise ralli 2 ülemineku ka, et okei, lähme küsimuste juurde, et vaatame, teeme paar küsimust ära, siis vaatame järgmisele päevale otsa, et küsimustele siis auhinnad Iconofit, kelle tootevalitus on kollateenid, proteiinid, massilisajad, superfoodid, vitamiinid ja palju muud. Selle ma kirjutasin ise internetist täna maha. Et seda ma annan välja siis 4 kasti, ehk vähegi kirjutate, siis võiduvõimalus on päris suur. Ja siis on ka Funky Apple, kelle Bites We Love kotist on siis erinevad snackid ja seda siis tuleb 1 kott, ehk auhind on rohkem kui muidu. Ja ma saan aru, et need, mis olid laua peal, need jäävad meile, et ma siis homme võtan siis midagi kaasa endale. Aga Marko kirjutas. Mul on tekkinud küsimus Martin Sesksi kohta. Olen jälginud ERC2 viimast etappini Poolast kui Lätis. Tegu on täiesti sõgeda vennaga peajagu teistest üle. Mis annab talle sellise edu teiste ees? Et auto ei tundu, et oleks parem kui teistel, rehvid ei ole nagu paremat kui teistel, et mis on tema edu võtti või on tegu täiesti pööraselt kiire vennaga? Alustame sellest, et no siis fikseerime ära, et vend on äkki 23, et on tegelikult ongi päris noor tegija. Suhteliselt noor siis ütleme. Ma ei ole kindel, et on 23 või? Ma võin täiesti Sa võid üle vaadata korraks, ma võin endal ka natuke häbi, Martin, see on mul hea sõber, aga ma ta vanust ei tea. Igastahes. 23 on ta. Okei, et ma olen ta enda käest ka küsinud, et kus see kiirus tuli, et ühel hetkel ta nagu eelmine aasta vist Liepaja rallil domineeris täielikult ja võitis kõik kiiruskatsed ja selja taga ei ole mitte nagu sellised tundmatud mehed, et väga kõvad sõitjad, WRC kogemusega sõitjad. Ja ta ütles, et ega ta nagu ei tea väga, kus see tulnud on, et ta ei osanud ka sellele küsimusele ise vastata, veel vähem oskan mina sellele vastata. Aga mis ma võin arvata on see, et tegelikult talle sobivad väga kiired rallid, ta on siin üles kasvanud ja ta julgeb sõita selle autoga piiri peal. Et tegelikult ka Liepaja rallil ma olin ise koha peal ja seal olid katsed, kus oli väga palju tolmu, täiesti kotis sõitmine, et kõik sõitjad oli ka Hayden Paddon, tuli Matt Westberg, ütlevad, et nagu täiesti kotis sõitmine, me peame maha võtma ja pidurdama. Siis Martin Sesks tuli ütles, et päris raju oli, et mitte midagi ette ei näe ja siis kuuled, et mis kurv selle eest tuleb, viskad auto nurgalle, aga tegelikult sa ei tea, kas sa oled nagu tee peal või sa oled juba kuskil põllu peal. Et ta lihtsalt võib-olla usaldab väga oma legendi, ta on leidnud hea koha oma legendi, kaardilugeja, auto vahel, et see kõik lihtsalt töötab väga hästi. Aga kindlasti, kui me võtame kogu Euroopa meistrivõistluste kalendri täna, siis ta ei ole nii kiire kõigil rallidel, et need on ikkagi spetsiifilised rallid, kus ta suudab peaaegu teistest üle olla. Kuulujutud on, et ta järgmine aasta Liepaja WRC etapil proovib sõita ralli 1 autoga. No opa, kelle kas ise rendib välja või keegi tuleb, võtab ta põlve peale ja annab talle auto või kuidas see välja näeb siis kuulujuttude järgi? Ma sain aru, et toetajate poolt tuli see mõte talle, et neid oli see mõte, et peaks sõitma nii, et see on plaan on rendi auto ikkagi, et vaatame, väga loodame, et see tuleb, sest tõepoolest selle Rally 2 autoga ta sõidab nii raju tempoga seal, et huvitav oleks näha lihtsalt järgmine aasta Läti MM-etapil teda tippautoga sõitmas. Kui kaugel ta sellest on, et reaalselt mõni, kellel meil on vaba spot, ütleme Hyundai, no oletame, Sordo lõpetab ära, kaugel ta üldse sellest on, et Hyundai võiks mõelda, et kuule, et okei, meil on Suninen ja meil on vaba istetool, et kuhu sina paned seda kõigi selle Östbergide ja Mikkelsonide, Solbergide ja kõige suures selles kambas, kus kuskil, ma ei tea, Virvesed ja mis iganes, et selline 100 meest, kes ootavad oma võimalust, et kui tippu lähedale sa ta üldse praegu paned? Ta on Euroopa sarjas tugev, pole kahtluski, aga probleem on selles, et ralli on kogemust ala
ja ta on sõitnud 2 hooaega junior WRC-d. Ehk ta ei ole liiga palju MM-i sõitus, ehk tal ei ole liiga palju kogemust MM-rallidel. Et jõuda nüüd Hyundai telgi alla näiteks sõitma ka kõigepealt Hyundai Rally 2 programmis näiteks. Et see eeldab seda, et ta tegelikult liiguks Euroopa meistrisarjast edasi, õpiks hooaja tundma neid rallis ja kui ta juba suudab kiirust näidata, siis pole enam midagi võimatut. Tegelikult täna ju Sunnineni sai nüüd 8 ralliks omale Rally 1 koha Hyundai's on ju. Ja tema koha siis Rally 2 meeskonnas võtab Emil Lindholm omale, kes on Rally 2 maailmameister. Siiamaani sõitis Stockspordis, aga kogemust on kõvasti. Ehk tegelikult, et sealt see samm edasi teha, ta peaks hakkama sõitma ka kõrvalt WRC rallisid. No võt, ma loodan, et Marko see vastuse. Vana ja Ingmar, ilma Rellet ikka ühtegi saadet ei saa teha. Ma jumast tänulik, et see mees olemas on, sest ma ei tea, kus ta neid küsimusi võtab, kus tal neid iga kord tuleb, et respekt. Mingi kord sai räägitud varuosadest, mida rallidele kaasa võetakse. Aga kui palju on tippsõitjatel kaasas isiklikku sõiduvarustust, et mitu kiivrit, kombet, jalatseid? Et et see küsimuse alge oli, et see, et Ott Tänak siis kinkis oma kiivri ära. Et ei olnud seda ohtu, et Ott Tänak oma teise kiivri kinkis ära ja kui midagi esimesel juhtub, siis jääb ralli pooleli. Et palju üldse sellist tavaari kaasa võetakse? Kas ja mida kulub üldse? No ma loodan, et Ott ei pea ise oma tavaari kaasas kandma kohvritega lennujaamade vahel, et see ikkagi võiks olla meeskonna ülesanne seda vedada. Aga kui ma õigesti mäletan, siis 3 komplekti on kindlasti kõike kaasas. Ehk igaks päevaks on oma varustus olemas. Ja kiivri puhul ma ei ole kindel, kas 3 kiivrit kaasas on, aga kindlasti on varukiiver kaasas. Ehk kui ta ühe ära andis ju, siis oli see teadlikult tehtud, et on veel neid kiivreid. Võib-olla rohkem ei oska öelda, aga nii-öelda sõiduvarustus on kindlasti iga päeva jaoks tulekindel pesu, kombe, jalanõud ja ma usun, et ka kiivr on olemas vajadusel. No see on selline tipptase, kui ütleme sina kunagi raha rottu raapisid, et minna Soome, et kui palju sinu see erines, et kas oli ka 3 komplekti kõikja või pigem siis on see koht, kus ikkagi tuleb mingi väike kokkuhoid? No jah, nii palju tuleb kokkuhoid, et sõiduvarustust oli 2 komplekti. Ja pühapäev tuli siis sõita kõige vähem haisvate riietega. Ja tegelikult oli ka enam-vähem alati ikkagi pakkus meeskond, on pakkunud ka pesemisvõimalust, et me sai meeskonna kätte, et koordinaatori kätte, et varustused pesti ära. Kas sealt tuli... Aga jah, 2 komplekti ja... Kas sealt tuligi su see lembus, et käia ühe selle t-shirt story särgiga siin 4 päeva järjest? Mul ei ole teist. aga kiiver oli mul, paraku oli 1 kaasas ja mäletan ühte korda, kui selle kiivriga tekkis ka probleeme, et mul oli vaja leida asenduskiiver ja mida mul ei olnud. Ja praegu tuleb meelde, et mul oli ka Walesi rallil oli jalanõudega mingi probleem, mingi põhjusel nad ei läinud tehnilisest kontrollist läbi ja jalanõusi mul ei olnud teist komplekti kaasas. Ja siis mulle toodi Elfi nemad jalanõud M-spordist. Kas jalanumber oli sama või oli laperdas jalas või vastupidi? Jalanumber on, ma ütleks, pool numbrit oli tal väiksem, ma vaatan, mul ei ole siin, aga need on mul kuskil siin toas olemas alles, ma ei saatnud nüüd tagasi. Mis ootad, et ta oleks maailmameister, siis saad maha müüa või jääb endale? Ja mul praegu sellega seoses mul tuli veel meelde, et mul on Aleksei Lukjanuki ühed jalanõud ka kogemata jäänud kätte, et mingil põhjusel Poola rallil sõitsime ühes meeskonnas ja siis oli umbes sarnane teema, et ma ei tea, miks mingi jalanõud, mul nahast sõidusussid olid, et nahka oli vist ka seal kuskil kulunud, et siis oli ka teisi vaja ja mul jälle jalanõusi ei olnud teisi. Siis meeskond andis Lukjanuki omad mulle ja need ka kahjuks jäid minu kätte. No selge, jalatsi varas poom. Järgmine küsimus teeb, kellelt võtame? Kus juures Martin Serski küsimus, see tuli, tegelikult ta tervitas ka sind, ma ei tea, kas sa nägid üldse küsimus, et see on siis, Marko on siis sinu vana klassivend Rakvere Reaalgümnaasiumi päevilt, et õige, et see tervitusosa peab ka sulle ära saatma. Ehk siis... Ma tänan, Marko. Tervitused vastu. Ehk siis kui pühapäeval läheb auhindade jagamiseks, siis ma vist tean, kellele sa annad.
nii, võtame Georg ka. Georg saatis päris mitu küsimust, tegelikult olid põnevad, et selles mõttes, et no, kui te pühapäeval annate ühe, te peate Georgile andma, et siit andis küll päris hästi noppida, kuna me oleme 3 tundi olnud, siis teeme siit, vaatame, kas 1 või 2 või 3. Mul meeldib see esimene. Mis ralli jooksul, mis MM ralli jooksul peab kaardilugeja kõige rohkem rääkima? Et ta ise pakub, et see on nagu asfaldiralli nagu Korsika. Kas see tema Georgi lähenemine on õige? Jaa, ma arvan, et see on päris hea pakkumine ja võib-olla ongi õige pakkumine. Ma ei mäleta, keegi Latvala äkki kunagi ütles, et see on, kui ma praegu võib-olla panen segast, et see on mingi 10 000 kurvi ralli, midagi sellist. Et ma arvan, et Korsika ongi õige vastus. Mis märk selle Evansi kaardilugejaga on, et täna oli ka seal WRC lives oli teemaks, et see mees ütleb nagu absoluutselt kõik asjad, ütleb, et tal on mingi 1 miljon korda mingi meibid sees ja et nagu seal nagu arvutasid, et kõige rohkem rääkiv kaardilugeja on Evansil, kes nagu loeb absoluutselt kõik asjad ette, mida teistele ei öelda. Et kas see on, kus see tuleb, kas see on mingi Briti koolkond või see on lihtsalt Evans tunneb end mugavamalt, kui ta teab, et või on see midagi kolmandat, et kus ja mis värk sellega on? Ma arvan, et see on Evansi enda konkreetne teema, et ta tunneb ennast kindlamalt, kui infot on rohkem. Aga see võib ka tegelikult nii-öelda kätte maksta sellega, et seal autos kiiresti sõits on see info vaja vastu ka võtta kõik, mida kaardilugeja räägib. Ja tihti peale tegelikult ütleme sellest infost, mis kaardilugeja sulle räägib, et võib-olla 70% jõuad vastu võtta, kui infot on nii palju. Et midagi läheb sealt alati kaduma. Et ise ma sain sellest MM-rallidel väga kiiresti aru, aga näiteks Korsika ongi hea näide, kus ma sain sellest aru, et oli kurvi suund, on ju, kurvi nii-öelda raadius siis numbri näol või kiirus ja siis üks lisa mingi asi, kas kinni lahti, lõika ära, lõika ja rohkem ma ei tahtnud sinna enam infot, sest seda infot oli nii palju kogu aeg, et ma ei jõudnud vastu võtta enam ja ma saingi aru, et meil tegelikult legendis oli infot rohkem kirjas, aga siis ma ütlesin kaardilugeja edasi, et katti ülend ära. See on lihtsalt nii-öelda mul mugavuse tekitamiseks, et mu sõit ei sõltu sellest. Et Evansi puhul tundub, et on sama teema, et tegelikult mingid meibid ja värgid võiks vabalt ära kattida, et saab vabalt sõita ilma selleta. Et sul on kurvi suund, kurvi kiirusraadius ja mingi maksimum 2 lisamärget juures ja ongi kõik. Siin, kui sa juba Evansit tampi matkasid ilmselgelt, siis ma mõtlen tegelikult, Georgil oli üks küsimus oli ka selline, et ma siis küsin sinult, et sina kui spetsialist, et ekspert. Et kas sa ei arva, et Evansi sõidu asendab vale, et teised tipud tunduvad rooli taga kuidagi vabamad ja mitte nii pinges? Et kuidas üldse noori rallisõitjaid istuma õpetatakse, et kas seda asend kui selline, no tegelikult Evans näeb natuke totter välja mõnes mõttes seal. Koomiline, jaa. Et kas seal on mingi reegel, mis on nagu ideaalne ja mis ei ole või on ta puhas sisetunne või õpid valesti istuma, siis jäädki valesti istuma? Ei, ma arvan, et seal ei ole mingit ühest õiget otsust sellele küsimusele, et tegelikult istumisasendi loogika on see, et sa pead saama istumisasendi, et sul oleks mugav. Ja seal ei olegi rohkem midagi muud tähtsat, et loomulikult ideaalne on istuda võimalikult vastu põhja, raskus kese maha ja turvalisem ka, et pea ei ole puuritorudele nii lähedal. Aga seal ei ole ühest õiget vastust ja seal ei saa öelda, et Evansi istmeasend oleks vale, et tegelikult ka Jari-Mati Latval istmeasend oli suht koomiline, et ta istus nagu täiesti laes, nagu rekkaga sõidaks. Aga kui neile sobib, siis neile sobib ja seal ei ole õiget ega valet. Ja kuna ma just lõpetasin siin väikse Old Jamaica Dream Soda, siis teeme sellise lõpuks, teeme küsimusvooru lõpuks küsis taaskord Georg. Nagu ma ütlesin, et ei tea küsimused siin järjest, et millist jooti rallimehed autos eelistavad? Kas on vesi või spordijoot? Ja palju üldse kaasa võetakse, et kui on selline pikem päev Mehhikost 80 kiltsa, tõi ta näiteks, et palju, mida üldse kaasa võetakse? Eelistatakse, nii palju kui olen näinud suheld sõitjatega, eelistatakse ikkagi puhast vett. Energiat pigem saadakse batoonidest, mida peale katset süüakse, et keegi seda magusat jooki väga niisama sisse ei taha tõmmata palava ilmaga. Aga jaa, kindlasti on mingid energiabatoonid, ka energia mingid, need joogid on ikkagi omal kohal olemas, aga mitte siis võib-olla rallipäeva jooksul katsete vahel. Et
need pigem kas võetakse kaasa eraldi veel või siis võetakse servicesse jõudes kasutusele. Kui palju vett võetakse kaasa, on mõlemas sõitjal on Camelback. Ma peast äkki pakun siis Camelback, selline standardne mahutab mingi kuni 5 liitrit äkki või. Et see on kaasas ja see saab ka tihti peale otsa ikka, kui on palav ilm. Aga katsete lõpus jagatakse vett, nii et ega keegi ei janusta ei jää. No võt, et siis homme vaatame küsimusvoori uuesti, meil läheb muidu jälle pikalt, kui ma mõtlesin, väga ei olegi võib-olla rääkida. Vaatame korraks homme sellegi otsa. Homme siis, kui täna oli siin laadnapäev, kõik ütlesid, et lihtne lebolats, siis tegelikult homne päev tuleb kiiruskatsetada, põhimõtteliselt vist on need killerid, et see Warrior on seal sees ja siis on muud nipet-näpet veel ehk ma ei tea, mis sealt üldse homsest oodad, mitu WRC või Rally 1 masinat, ütleme seal reaalselt igatatse finišisse jõuab normaalselt, kas vist ei jõua mitte keegi kardetavasti? Mul endal on ka selline tunne, et ilma probleemideta võib-olla lõpuks ei tule keegi. Aga jaa, eile ka Timo mainis, et Sleeping Warrior saab olema võib-olla üks selliseid keerulisemaid katseid, 31 kilometrit, tegelikult homme alustame ju ka pika katsega 29, Soi Sambu katsega ja päeva vahepeal siis see keskmine katse, mis on veits lühem, oli äkki mingi 15, kui ma õigesti mäletan. Kõva päev tuleb, kindlasti ma arvan kogu, ütleme WRC kalendri, ma arvan, et võib öelda üks seal top 3 kõige raskemaid päevi kindlasti, et need olud saavad olema väga keerulised. Kus kohast sõidetakse Keenia, Safari ralli ei ole lihtne ja eriti veel need katsed, mis homsed on, et jah, ütleme võib-olla Esa-Pekka Lappi homme võib-olla nii väga ei tunne kuskilt Soomet äkki, võib nii öelda või Soome olusid. Ei no seda on aru nii, aga mis ma ise täna mõtlesin, mis see autotootjatel üldse annab, et kui reaalselt on päev, kuidas sa vaatad, kuidas kõik autod ladunevad, et keegi sõidab väiksest autost läbi, on finito ja kui homme pooled autod tee peal ladunevad, mis üldse autotootjate huvi on, et kui üks auto on nagu enam-vähem probleemid, et ta tuli läbi, siis sa saad vastu rindu taruda või midagi muud? Jaa, ma mõistan seda küsimust. Ma mõistan su muret. No sa ei lippa ju praegu, vaatasid Lubee päeva või vaatasid Tänaku päeva, sa ei lippa ju tegelikult Ford Pumat ostma, et kurat, see pani nii hästi seal Aafrikas. Ei lähe, kindlasti mitte ei lähe. Aga ma isegi ei oska öelda, et eks see on nagu üks osa sellest spordist, et me ei saa ka mõelda, et iga ralli võib-olla oleks vaja nii-öelda 100% brändile keskenduda ja brändi turundamisele, et tegelikult on ka vaja lihtsalt fännidele keskenduda, et saada sporti fänne juurde ja ka selle läbi siis oma nii-öelda brändi müüa. Et see on selle spordi üks osa ja midagi ei olegi teha, et nii ta on. Sellised rallid kindlasti, ma arvan, seda vaadatavust tõstavad kohati. Et minu meelest on see vajalik selliseid rallise vahele panna, kus ongi võib-olla pooled autod on keerulistes oludes ja ei saa seal väga hästi hakkama. Aga tootja, ma ei oska isegi öelda, kuidas see tootja vaatevinklist teda need rallis vaatab, kui sa lähed starti, sa tead, et nagu suht 50-50, et see auto nagu sinna tee äärde jääb ja näitab, et ei ole tugev. Jah, võtame siis kokku, muidu teeb päris tund aega täis, ehk siis homme alustame 8.01, ma teen jälle siis blogi ka ja no ma eeldan, et päris paljud rahatsast vist üleval ei ole, ma arvan sellised karmimad mehed, kes on ikka jaanipäeva tõsiselt võtnud, aga mis seal ikka tuleb kokku, jah, alustame 8, lõpetame kell 4 ratsiga, järgmine saade kestab otsa vaadata mind ja Rolandit, siis on 17.30 ja edas midagi, ehk täna oli väga rõjupäev, ma arvan, et homme on siis väga rõjupäev ja loodame, et siis tuleb selline päev, et jääb pühapäeva põnevust, see on see asi, mida me tegelikult kõige rohkem lootma peame. Aga ütle siis Roland, sa nägemist ja siis ütle mina nägemist kuulejatele. Nägemist ja kohtume homme. Jah, head jaani. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.